Tere! Mina tulen täna Saku Toomase kirikust, kus oli suur päev. Meil oli 3 ristimist ja kokku 7 leeri õnnistamist ehk konfirmeerimist. Pühal ristimisel inimest liidetakse Kristusega, tema surnu ja ülestõusmisega ja saab Jumala lasteks, kui ta ka usub Jumalasse, Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse. Ja konfirmeerimisel ehk siis leeri õnnistamisel inimene kinnitab seda usku, mis tähendab, et ka inimesed, kes on lastena ristitud, neid on soovitatud leeritada või konfirmeerida siis, kui nad on piisavalt vanad ja saavad ise tunnistada seda usku, mis kunagi siis vanemad tunnistasid nende ees. Täna oli selline teema nagu kutse Jumala riiki. Kui võtta Uue Testamendi algkeelt ette või ka Vana Testamendi oma, siis selle tähendus on tegelikult Jumala kuningriiki. Kutse Jumala kuningriiki ehk siis kutse sellesse sfääri sisse, kus Jumal valitseb, kus Jumal on kuningas. Et mitte mina ise, vaid tema, minu looja ja isa on siiski minu kuningaks. Ja meie, kes oleme seda teed läinud, oleme saanud ristitud ja võib-olla ka leeritatud. Meid kutsutakse erinevate nimetustega. Isegi ka Uues Testamendis näeme, et päris kirju pilt on, kuidas neid kutsutakse. Näiteks päris varakult kutsuti need, kes uskusid Jeesusesse kui Messias, Jumala võitud päästja. Neid kutsuti need, kes kuuluvad teele või usuteele. Ilmselt sellega seotud, et Jeesus ise oli kutsunud ennast tee, tõde ja elu. Edasi kutsutakse need, kes usuvad ka usklikuteks, pühadeks ja võib-olla natukene huvitav sulle teada, aga nimi kristlane tuli veidi hiljem. Me näeme Apostlite tegude raamatus, et Antiochias, Süürias kutsuti need, kes uskusid Jeesusesse kristlasteks ja tundub, et see on alguses selline hüüdnimi, mis pandi nende poolt, kes ise ei kuulnud sellele usule ja tähendus siis selline, et nemad on need, kes kuuluvad sellele Kristlusele. Ehk siis kristlased tegelikult võitud, tähendab õliga või siis püha vaimuga võitud usklikud. Aga ravasti siis kristlased ise ka hakkasid seda sama sõna kasutama ja tänapäeval on ju see kõige levitum sõna ilmselt nende kohta, kes kuuluvad kirikusse või kes usuvad Isasse ja Pojasse ja Pühasse Vaimusse. Nüüd üks sõna veel, millest täna rääksime ka kirikus, mida kasutatakse meie kohta, on siis jüngrid või Jeesuse jüngrid. Oli nii, et Jeesuse enda ajal siis oli palju neid õpetajaid või rabbisid. Jeesus oli üks neist. Mis oli siis eriline Jeesusega? Lisaks tema isiksusele ja kõik seda, siis oli selline erinevus, et kui teiste rabbite või õpetajate jüngrid, ehk siis õpilased, mida see sõna tegelikult tähendab, kui nende õpetaja suri ära, siis nende pooldajad või õpilased läksid kas või teise rabbi juurde või ei olnud enam mingit rabbit. Aga need, kes olid Jeesuse jüngrid ja tema õpilased, nemad hakkasid uskuma, et see sama Jeesus, ta küll suri, aga ta võitis üle surma, tõusis üles. Nad olid teda näinud peale surma. Nad olid kogenud oma usus
tänu pühale vaimule, et ta elab ja ta elab minu sees isegi. Ja sellepärast see Jeesus jätkuvalt olid nende rabbi, õpetaja, isegi kui ta siin ilmamaal enam niisugusel kujul, nagu ta oli olnud, enam ei olnud. Mul isiklikult meeldib see sõna jünger, see on väga selline dünaamiline nimetus. Sa oled jünger, sa oled õpilane, ma õpin veel. Ma õpin seda usku, ma õpin seda teed. Aga ma ei ole seal sellel teel üksinda. Ma olen koos oma õpetajaga ikka, oma Jeesusega. Ja tema juhib mind. Ja kui ma eksin teel, võtan vale teed mõnikord, siis hüüan tema nime ja küll ta näitab mind seda õiget teed. Siin on nii palju sääsed, et ma arvan, et me lõpetame minijutlust sinna praegu. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.